Tank on oma kliendid ära hellitanud. Ei tule kõne allagi, et saadaksime neile jõulukingiks mingi veini ja juustukorvi või midagi muud nii labast. Ikka personaalsust, erilisust ja üllatust on tarvis. Sündis hariv ja vaimseid võimeid arendav idee. Igale kliendile jõuludeks isiklik ristsõna. Kokku tuli luua 40 unikaalset ristsõna, mille lahenduseks oli kliendi enda nimi ja mille sisusse oli põimitud just tema tegevusvaldkonna termineid, eraelulisi fakte ja muud isiklikku. Selline mastaapne plaan. Peagi sai aga selgeks, et ega me ise ristsõnu teha ei oska. Milles küsimus? Delegeerisime töö sujuvalt oma ala spetsialistidele ettevõttest Nuti ristsõnad. Kohe kerkis aga veelgi keerulisem probleem. Kus kohas need ristsõnad üldse ilmuvad? Loomulikult jõudsime kohe ka ainuõige lahenduseni. Tuli asutada ajaleht. Kogunes toimetus, töötati välja ajalehe kontseptsioon ja rubriigid, jagati välja vastutusalad ja tööülesanded, tehti intervjuusid, kirjutati, pildistati, kujundati ja seda mitte palehigis, vaid vastupidi, ilma mitte mingisugust vaeva nägemata. Raginal käivitusid trükitrummlid ja sündinud ta oligi lubage esitleda ajalehe Veetorn 1. number. Pole midagi öelda. Julge lükke olukorras, kus paberlehtedel teadupärast hästi ei lähe. Meie aga ei muretsenud. Tuleb lihtsalt tunda lugejat ja tabada trende. Ajalehe Veetorn tugevus on see, et seal on ainult huvitavad ja vajalikud rubriigid. Horoskoop, lugejakirjad, krimi, kuulutused, telekava, isegi anekdoot ja muidugi suur lugu. Tulemused ei lasknud end kaua oodata. Nii kui kliendid olid värske ajalehe koos ristsõnaga kätte saanud, hakkas toimetusele laekuma õigeid lahendusi. Lisaks laekus ka vastuööpakkumisi, siirast huvi ja palju positiivset tagasisidet meie lugejatelt. Töö uue Veetorniga juba käib.